Tere tulemast jälle! Just olin mina oma eelmise video üleslaadimise lõpetanud, kui mul tuli meelde, et ma ei saa rääkida kohe oma ostudest ja plaanidest, sellepärast et mul on osad tööd ikkagi näitamata. Näitamata on mul üks poolitöö ja üks valmistöö. Ja see valmistöö ripub mul juba aastaid tegelikult siin köögiseinal, mille üle ma olen hästi uhke, sellepärast see on töö, mis mulle meeldib praegu vähemalt kõige rohkem. Selleks on siis autoriskeem. Disainer, kunstnik Ekaterina Volkova on teinud selle ristpistes variandi ja algne maal on siis saksa kunstniku Emilia Breyeri joonistatud. Emilia Breyer elas siis aastatel 1849 ja suri 1930 ja ta oli hästi tunnustatud juba siis. Ta müüs edukalt oma maale tol ajal, sellepärast et need sobisid sellisesse kodusesse miljöösse, sellisesse suunda, kunstisuunda, nagu tol ajal oli populaarne. Ta maalis siis hästi palju natüürmorte, kus on ploomid, virsikud, viinamarjad, seal võib-olla mõned pokaalid veiniga, hästi ilusad, pehmed, detailide rohked. See kompositsioon on neil alati väga kena ja ta oli edukas oma tööd müüa oma eluajal, aga näiteks tema viimane töö paar aastat tagasi müüdi $83,000 eest oksjonil. Tema maali põhjal on siis Ekaterina Volkova teinud 3 või 4 ristpistes tikandi disaini. Sedasama tööd on kasutanud oma komplekti väljatöötamisel ka Luka S, mis on siis Moldova firma, aga seal on ta natuke teistsugune, et autoriskeem ikkagi tähendab seda, et ta ei ole mõeldud masstootmisse, mis on nagu lihtsustab alati kõik asjad ära. Siin on ääretult palju värve. Ja see töö raskus on, kui ütleme, tavaliselt 5-pallisüsteemis hinnatakse, et 1 on kõige kergem, algajale mõeldud ja 5 on kõige raskem. Siis mina ütlen, et selle töö raskus on 6-7. Näitan natuke lähemalt teile. Selles tikandis on siis nii, et ta iseenesest ei ole väga suur, aga siin on kasutatud 111 värvi. Nendest kuskil 60 on puhtad värvid ja ülejäänud on siis mõne värvi segu. Ja lisaks sellele, et saada sellist tulemust, et sa vaatad teda eemalt, ja sulle tundub, et ta ei ole mitte tikitud, vaid ta on maalitud see kanvaa peale. Et selle tulemuse saavutamiseks on siis kasutatud mitte ainult ristpistet, vaid näiteks nende varjude saavutamiseks on siin ka poolristpiste, eks ole, mis on teatud suunda vaja teha, sellepärast, et kuidas see vari langeb. Siis lisaks ristpistele on siin kasutatud hästi palju 3/4 pisteid. See tähendab, et ma ei tee tervet ristpistet, vaid 3/4 sellest. Siis on siin kasutatud sellist asja nagu petit või sellist pisikest pistet. See tähendab, et seal, kus on üks ristpiste, selle asemel on 4 pisikest ristpistet. Et kui mõelda seda, et see kangas, mille peal ma tikkisin, on siis linane, värv on siis antiik moka minu meelest ja count on tal 32, siis mõelge, kui väiksed ristikesed seal on ja sellest veel teha, no see on väiksem kui millimeeter, eks ole, see suurus, need 4 pisikest ristikest eri värvidega, mitte ühe sama värviga. Siis on siin sellist varianti kasutatud, et pool ristpistest on ühe tooniga ja pool on teise tooniga ja mitte niimoodi, et alumine pool on üks värv ja ülemine ristipool on teist värvi, vaid reaalselt sa tõmbad niimoodi risti pooleks, et 3 nurka on siis ühe värviga ja 3 alumist nurka on siis näiteks tumedama tooniga. Siis see tikkpiste, mis seal on, ma ei tea, kuidas eestikeelse väljend on sellele, et ta ei ole nagu mitte igat piste või ristikese nurgast ei hakka lugema, vaid sul tuleb otsida sealt risti keskelt või veerandiku pealt või poole pealt
et saada vot selliseid lainelisi looklevaid jooni. Ja selle tikkpiste tegemiseks vähe sellest, et palju ta on eri värvi ja ta ei ole siis ka niimoodi konkreetsetes kohtades, et sa saaksid lugeda. Et selle tegemine võtab ikka, vajab keskendumist väga tugevalt. Aga see tulemus muidugi, mille sa saavutad lõppkokkuvõttes, on seda väärt, seda tööd kõik. Et kui sa vaatad seda, siis tõesti tundub, et need veepiisad seal pooliku virsiku peal on nagu päris. Need viinamarjad, nad paistavad nagu läbi. Seal on erinevad värvid, et ta ei ole üks roheline värv või paar. Et seal on, tõesti tundub, et on nagu päris. Need lehed on minu meelest nagu, nagu päris lehed. 3D ploomid, kus on natukene see ploom, eks on pealt katki, see viljaliha paistab sealt välja, oksake. Ja muidugi, mis selle Emily Breeri piltide peal hästi palju on näha, on kärbsed ja mesilased või helilased, kes nad seal on. Et siin on siis toodud ka, siin on nagu siis mesilane. Ja selle tikkimine oli üks suur ettevõtmine, sellepärast, et on tegelikult väga pisikene ja seal oli seda tikkpistet, seal oli kõike ühes ruutsentimeetris koos. Selle tikandi siis ma raamisin ära, aga tal ei ole klaasi peal. Ta on mul siin mitu aastat olnud ja nüüd ma otsustasin, et ma tellin siia muuseumi klaasi peale ja väikse passepartout ka juurde. Mulle tundub ikkagi, et ma panin natuke mööda sellega, et seal on liiga palju vaba ruumi selle tikandi ümber ja enne raami. Et ma teen väikese muudatuse siia. Või juba olen ära tellinud, et ootan, millal see kõik minuni jõuaks. Ja miks ma selle klaasi lõpuks otsustasin panna, on see, et ta on mul köögis ja siis ma vaatasin, et kuna ta näeb nii realistlik välja, et siis need äädika kärbsed, kes mul siin mingil hetkel korraks niimoodi tuppa tungisid, neile tundus, et see on päris kõik ja siis nad istusid mul rõõmsalt seal puuviljade peal ja rõõmsalt jätsid sinna siksi pruunitäpikesi. Nii et ma arvan, et kuigi nad ei ole siin tihedad külalised, siis ma panen ta ikka klaasi taha. Ma arvan, et ma ei tikkinud seda väga kaua, et mingi suve, sellepärast, et iseenesest ta ei ole väga suur töö, aga ta on lihtsalt ajamahukas töö. Katriina Volkov on siis teinud veel neid disaine Emilia Breeri maalide põhjal, aga mulle tundub, et ma ei ole selline tikja, kes tahaks nagu mingit sarja, sest nad on kõik sarnased ja ma tahan midagi muud, kuigi nad on kõik tohutult ilusad. Et tikkige ma tulen kindlasti vaatama. Minu poolik töö, minu rist ja viletsus ja raskus ja mis kõike veel. Sellepärast ma ei tea, mida temaga peale hakata. See on siis Ukraina firma Fruzelok ja ma ostsin ta sellepärast, et ma tahtsin proovida puidu peale tikkimist. Ja nii ta mul seisab siin juba aastaid ja ootab, mida temaga peale hakatakse. Siin on siis selline skeem, ta on jõulupärg ja ma ostsin ta sellepärast, et mulle meeldis disaini puhul, et siin on sellised hästi maalähedased asjad, käbid ja need mandariiniviilud, kaneeli, sellised rullikesed ja paar ehet ja siis on kaasas sellised lipsukesed ja pärlikesed, millega siis seda kaunistada. Ja siin on siis näha, et Teamsi mulineed, 26 värvi ja siis on siin spetsiaalne Teamsi etoile, kuidas iganes seda hääldatakse. Aga see on siis selline natuke karvane ja särav ja teiselt pool on skeem ja selle skeemiga on selline asi, et kuna mina tikin ainult cross-stitch saagaga, mina ei suuda, eriti sellise läikiva paberiga ma ei suuda midagi tikkida enam, siis oli esimene ja seni ka viimane asi, mille ma ise tegin arvutis ümber saaga jaoks sobivaks failiks. Ma ei mäleta enam, kuidas see oli, aga seal oli üks mingisugune programm ja teine programm ja tõstad ja teed aga ma sain ta valmis, ta on mul nüüd cross-stitch saagas, nüüd muidugi on seda skeemiga vabalt saada. Siin ma tegin mingisuguse koopia endale
sest selle värvilise paberi peale on kuidagi märkida. Siin oli siis kaasas need paelakesed ja kaunistuselemendid. Need on meil alles kõik. Ja siin on mulineed, Teamsi mulineed. Kõik on siin mul olemas. See värviline on, ei tea, vist on eraldi. Aha, teine on veel, näete, see on see efektne mulinee, mis siin kaasas on. Ja sellega on nüüd selline lugu, et tikkisin mina ära 40% ja rohkem mina teda ei tiki. Sellepärast mina ei suuda tikkida selle puustaluse peale. Et sa pead iga selle mulinee lõnga paari läbi selle augu vedama. Esimene kord on okei. Teine kord ta tuleb sealt vaevaliselt läbi. Ja seda ka mitte tavalise nende tikkimisnõeltega, vaid peenemate nõeltega. Kolmas kord ta sealt enam läbi ei mahu. Ja siis neljas kord, et sealt läbi tõmmata see niidiga mulinee paar, tuleb võtta tangitappi. Ja kuna puit ei anna järgi, vaid annab järgi nõelapea, siis ma lõhkusin siin tikkimisel ära, ma ei oska ütelda, lugematul hulgal nõelu. Sellepärast, et nad lihtsalt jäävad sinna kinni ja välja tõmbamisel nad lihtsalt lähevad katki. Ja ma vaatasin oma seda tikkimisprotsessi saagast, et ma olen päeva jooksul 26-46 pistet suutnud teha, ristpistet. See on nagu tigu roomab ka kiiremini. Ja sellepärast ma ei suuda seda lõpuni teha. Ma lihtsalt, üks asi veel muideks, ma olen 2 käega tikkija. Mul on raam, mul on 2 kätt vaba. Siin ma pean kogu aeg hoidma seda tööd ühes käes ja ma saan ainult 1 käega tikkida. Ja ma ei saa kuskile parkida, ma ei saa kuskile neid kinnitada, sellepärast on puit. Ainukene tohutult positiivne asi selle asja juures on see, et need aastad on läinud ja ma käin senini nuusutamas seda tööd, sellepärast et see alus lõhnab tead, nagu saun või ma oska ütelda, millega nad on iganes seda töödelnud. See on nii kaif lõhn. Ja siis ma mõtlesin, kogu aeg oli nagu südametunnistus piinas, et kuidas sa jätad, sul on praktiliselt pool tööd valmis. Et kuidas te jätate pooleli? No ei suuda ma teda kätte võtta. Vahepeal käis mul mõte läbi, et mul on olemas ju selline Belfast, eks ole, selline hele beige, valgete täpikestega nagu luntsajaks 32 count, ime ilus. Et äkki ma siis tikiks ta selle Belfasti peale kõik ringi. Aga siis ma vaatasin ikkagi, et ma vist ei saa teha sellepärast, et see Belfast on väiksem, kui on, see ristikesed tulevad väikse, et tähendab kogu see pärg muutub palju väiksemaks ja siis kõik need kaunistused muutuvad selle jaoks liiga suureks, nad katavad ära minu kauni tikandi, eks ole. Et ma ei saa teda ka ringi teha selle peale. Ja siis ma mõtlesin, okei, see jääb minu selleks tööks, mis jääb lõpetamata. Panin ta, korjasin kokku, süda rahus ja siis leidsin selle pildi internetist. Ja siis vaatan, et ei, ta on ikka ju täitsa ilus. Ma peaksin ikka ta lõpuni tegema. Ja nüüd mul on küsimus teile, kallid vaatajad, mida teie arvate, et kas ma peaksin nui 4 selle ikkagi valmis tikkima? Ma ei tea, ma ei suuda otsustada. Ma ei suuda teda tikkida, sellepärast ma tean, kuidas mulle, kui vaevaliselt ta mul läheks. Aga tikkimine peaks olema selline nauditav protsess. Ja mina ei naudi seda. Ja samas, kuidas sa jätad asja pooleli? No vot, ma ei tea. Tänan, et jaksasite video lõpuni vaadata ja näeme järgmises videos, kus ma näitan oma ostusid ja plaane.